Toomas Pauri autorisaade. Tere head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad, algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on siis ettevõtja, kes väga palju maailmas käinud, tal on väga palju sõpru igas maailma kaares ja ta omab väga palju informatsiooni, ta on uduvere mees ja väga austatud Eesti riigi fänn. Tere Toomas! Üle hulga aja lugesin ka kommentaare, mis meie saate kohta seal YouTube'is, siin me teeme saate ja see läheb siis YouTube'i, kirjutati, millised toredad mehed, milline rõõm ja neid oli, kes meid fännavad, on tuhanded ja eile ma loen, et üks ütles talle, kas süda läks pahaks, ma mõtlesin, et kui süda pahaks läks, vanasti öeldi, et joo sooda vett, ema õpetas mind. No umbes niimoodi, midagi ei tea. Ja sa ütlesid väga õieti 4 saadet tagasi, et praegust ei märka meid keegi, aga varsti märkavad ja kõige hullem on see, kui keegi tuleb koputab õla peale selja tagant. No sa tead ju, et meil on kõige demokraatlikum ja õigusriik ja seda ei tohiks mingil juhul juhtuda, kuigi me peame ühe silmaga jälgima seda Petersoni, sest et jällegi Toomas, nagu ma sulle ütlesin, et seal on 4 staadiumi meie suustega tegelemiseks. Esimene on ignoreerimine, see oli juba meil olemas. Järgmine, et keegi ei pane meid tähele. Järgmine staadium on naeruvääristamine. Näed, süda läheb pahaks, issand, kui lollid nad on, eks ju. See on naeruvääristamine. Siis hakatakse võitlema, ehk siis, et selja peale koputama ja siis nad kaotavad. Ei ole mina seda välja mõelnud, seda nagu palju targemad mehed öelnud ja vaata Toomas, et see, kes kirjutab, et tal läheb süda pahaks, mina respekteerin seda ja leian, et tal on iga õigus seda kirjutada. Ja nagu ütles Voltaire, et ma ei pruugi absoluutselt olla nõus sinu seisukohtadega, aga ma võitlen viimase veretilgani selle eest, et sul on õigused väljendada. Ja see ongi nii-öelda demokraatia ja sõnavabadus, kui meil kõigil on õigus otsustada selle üle, mida me räägime. Ma ei räägi seda, et kutsume välja kedagi maha lööma või kedagi hävitama, see on teine teema, aga kui mul on oma arvamus ja ma suudan seda ka argumenteerida, siis ma arvan, et mul iga õigus seda väljendada. Ma muidugi tahaks teada, kas siis see proua või noormees või mees või persoon, et mis tal siis südame pahaks ajas, et on tal ka argument selle vastu, mida me ütlesime. See on emotsioon, mul läheb süda pahaks. Aga tule ja ütle, et kus ma olen vale ja millest ma ei ole aru saanud, võib-olla mul on isegi midagi õppida tema käest. Veel kord ma tahaks rõhutada seda, et ärge kirjutage, et ma olen Putini suuvooder või tema jutupunktide aja ja ma ei vaata ühtegi Vene kanalit, ma ei jälgi neid, ma loen ainult vahest seda meie neid putiniste, kes ainult sõimavad venelasi ja kirjutavad, kuidas kohe pikali kukuvad. Ma kõige rohkem jälgin inimesi, kes on olnud luure keskagentuuri analüütikud, ehk siis, et nad on olnud selle keskel nüüd juba pensionis olles, saavad nad aru, kui palju on nad teinud kurja maailmale. Ma jälgin Charles Napolitano, kes oli Fox, ma mäletan, kui ma Ameerikas elasin, siis ta kogu aeg kommenteeris, Fox on siis väga parempoolne, Fox Network on parempoolne televisioonijaam Ameerikas. Seal oli see Tucker Carlson, keda nüüd materdatakse selle eest, et ta leidis, et see propaganda, mis seal nagu suust välja aetakse, see ei kõlba kuskile ja see kohtunik Napolitano oli samamoodi, tema kommenteeris neid kohtuasju ja legaalseid maailma mõistes ja nüüd tal on oma YouTube'i kanal, ma soovitan inimestele vaadata, kas inglise keelt räägivad, et väga selles mõttes räägib nagu tegelikult, mis asjad toimuvad, mitte see tohutu propaganda, mis meil tuleb peavoolus kanalitest ja sa ütlesid, et selle keegi rääkis aktuaalses kaameras või mingis stuudios või ma lihtsalt ei vaata neid, sest minust on nad tülastavad täielik propaganda, mis ei ole reaalsuse ja tegelikkusega suurt mitte midagi pistmist, võib-olla 5%. Ülejäänud on kõik vaht, mis siin on ümber inkorporeeritud ja teid lihtsalt aju pestakse, sellest on lihtsalt südames kahju. No lähme nüüd siis väga olulise teema juurde, see on siis uus sõda, mis on puhkenud Lähis-Idas. No mina siin oma väikese peaga olen mõelnud, et Iisraeli oleks elus, kus elab ligi 10 miljonit inimest läinud kallal riigi, kus on 86 miljonit ja territoorium, ma ütlen 1000 kordades suurem kallale, kui tal ei oleks olnud USA toetust. Eks sa sellest räägid, aga mis kõige kummalisem tundus mulle see, et kui öeldi, et
need tuumarajatised on vaja puruks peksta, ära lõhkuda, sest kohe-kohe saab Iraan tuumapommi valmis, kuigi peeti USA-ga läbirääkimisi ja olid väga edukad ja kohe peeti lõpuni jõutama ja ükskord tõmmatakse tuli peale, aga siis ma sain aru, et miks on vaja Iraani pommitada, kus on tõesti kõige suuremad maardlad ja kus kõige enam toodetakse naftat, vist üks enamaid suuremaid riike, et neid segi peksta, et tekitada majanduslikku kahju siis teisele suurriigile, see on Hiina, et tema majandusse kõrgete küttehindadega viia siis kaosesse või sinnapoole püüda, see on Ameerika huvi, nii et siin on, kus sa ka ei vaata, on taga Ameerika huvid. Me teame ju, Toomas, seda, et ükskõik kuhu see siin maailmas täna ei vaata, on ühe sureva impeeriumi viimased tõmblemised, mida me oleme näinud ajaloos kordi ja kordi ja et lihtsalt tahan sulle ka veel meelde tuletada meie kuulajatele, et hiinlased, kellel on 4500 aastane ajalugu, on nagu välja toonud siukse sinoidi või järjepidevuse, et iga 230–250 aasta tagant impeerium kukub kokku oma raskuses, oma korruptsioonis ja mõttetuses. Ja nagu me teame, täna ju tähistatakse Ameerika see aasta või järgmine aasta 250. aastapäeva, ehk siis, et ja kogu see käitumine, mis nagu on toimunud viimased 30 aastat, ju näitavad täpselt seda, mida hiinlased on öelnud, on ajaloos olnud, et noh, et lõputud sõjad, lõputud režiimivahetused, oma hegemoonia pealesurumine, väga selge pannakse sulle püssitoru näo, et öeldakse, et kas teed meie moodi või lõpeb su elu väga nukralt ja noh, see on ju see, mida tegelikult maailmas täna toimub ja nüüd, kui minna selle Iisraeli ja Iraani konflikti, siis järjekordselt, nagu sa Toomas ütlesid, et läbi räägitakse, noh, saad sa aru, et kes Putin nüüd täna kõrvalt vaatab ja tema räägib läbi ameeriklastega, kellega sa nagu läbi räägid, millest sa nagu läbi räägid. Trump räägib iraanlastega läbi, eks ju, esmaspäeval, ehk siis eile pidi saadama kokku ja arutama neid lepingu tingimusi veel ja reede alustasid juudid Iraani pommitamist. Ja noh, ma tõesti olin nagu ääretult üllatunud, et kõik nende juhtkonda ja teadlasi nii palju esimeste tundide ja rünnakutega hukka sai, aga siis ma mõtlesin selle peale, et kui sa räägid läbi, sa oled nagu heas usus teed seda, mida iraanlased tegid, siis sa ei tule selle pealegi, et su läbirääkimispartner võib sind nagu noaga selga lüüa. Noh, ja see oli, ma arvan, üks põhjusteks, miks need inimesed ei olnud rohkem kaitstud, sest nad ei isegi tulnud selle peale, et keegi võiks niimoodi käituda. Noh, olles elanud seal ühiskonnas nagu mingi aeg, siis noh, ma täitsa mõistan, et see oli niimoodi, et nad on suht vahetud inimesed ja ärme räägime jälle nendest ajatooladest, see on nagu üle võimendatud jälle. See on täpselt nagu meil oli Nõukogude Liit, kui Siim Kallas ja Andrus Ansip rääkisid sulle hingestatult, kui tore ikka see Nõukogude võim ja kui õnnelikud me ikka oleme ja noh, ja siis me lihtsalt irvitasime selle üle, täpselt on nagu seal Iraanis, noh see ajatolla võib oma jama suust välja, et inimesed oled oma eluna ja nad on ikka väga sõbralikud ja noh, ja nad ei tulnud selle peale ja see on nüüd kõigile nagu väga selge signaal, et ameeriklaste, eriti Trumpi, noh, ei ole mõtet usaldada, kogu maailm vaatab selle niimoodi, nii hiinlased, indoneeslased, malaislased, selge näide ja vaata veel, kui Rubio ütles, et unilaterally, ehk siis, et nemad iseseisvalt ründasid Iraani ilma, et ameeriklased oleks, siis Trump tuli ju välja, ütles, et no ma ütlesin teile, teil on aega 60 päeva ja pärast seda meie pommid on kõige paremad, meie relvad on kõige paremad, need hävitavad kõik teid ära. No mis noh, ikka tõsiselt on tegemist psychopathiga, psühhopaadiga. Minna ja tappa inimesi lihtsalt sellepärast, et mina saan seda teha, noh see on ikka alatu. Ütleme, et Iraanil ei olnud see süsteem välja ehitatud, kuigi tegeldi uraani on ka vaja meditsiinis ja mitte ainult pommi valmistamiseks, et kindlasti need mingisugused tegevused käisid, aga otsest nagu pommi ei ole, mina ei ole kuulnud, võib-olla ma olen harvasti informeeritud, et tal oleks mingi juba, et pommi ots oleks uksest välja. Ei, no see on väga õige, sest Tulsi Gabbard, kes on siis nagu, kes neid spiooniagentuure nagu koordineerib ju juba 6 aega tagasi oli ju Ameerika luurekeskagentuur, mis on väga hästi informeeritud, ütles, et iraanlased ei valmista pommi. Ja vaata, ma tahan sulle veel ühe
ühe asja tuua, kus on meil aju pestakse ja kus tekib contradiction, vastuolu ja vastuolu tekib. Et vaata, sulle räägitakse, et Iraan on, ajatollad, see on kontrollitud ühiskond, kõiki naisi pekstakse, kõiki halbu asju tehakse, kõik on kontrollitud, kellelgi ei ole mõttevabadust. Nii palju kui mina olen seal reisinud iga detsember, kui me siin jõule tähisime, ma lihtsalt ei ole nende kristlike pühade mees, et ma olin Iraanis selle asemel, see oli selline huvitav kogemus. Aga see selleks, et kui ma seal ringi liikusin, ma liikusin päris palju ringi, ei näinud ma kuskil sõdureid tänaval patrullimas ega ainult liikluspolitseinikud suuremate ristmike peal, isegi neid ei olnud. Mingit militaarsust ma ei näinud seal, välja arvatud see, kui ma elasin tollel ajal Nitsa lähedal, siis kui sa läksid sinna promenaade Anglees, nende Inglise promenaadi peale, siis olid seal ju iga 200 meetri tagant oli kolm Prantsuse sõdurit koos täisautomaatides patrullisid ringi ja me räägime, ei küsinud keegi mu käest piiri peal telefoni näha, me teame, et ameeriklaste reisides võetakse su telefoni ja vaadatakse, mis su omal suhtlus on, eks ju, üks Prantsuse teadlane alles saadeti tagasi piiri pealt, kuna leiti, et ta oli isiklikult kirjutanud midagi Trumpi kohta, ärge rääkige mulle sellest, see on nii jama. Number 2 on see, et kui see on kontrollitud ühiskond, kuidas said siis Mossadi agendid oma droonid sinna viia, oma üksused seal hoida, tee mulle selgeks, kui kõiki kuulatakse peal, kõiki jälgitakse, kõiki teatatakse. Mina väidan just vastupidi, et Iraan on väga lohakas olnud oma vastuluure tegevusega ja nende on väga liberaalne olnud, et sa ei kujutad ette, et Eestisse tuuakse sulle droonid ja droonioperaatorid, kes hakkavad siis meie Himarsse neid puruks laskma. See on ju võimatu. Aga seal see toimus. Ja juudid on head, aga nad ei ole ka nii head, kui on vähemalt mingigi kontrolli asjad ei ole. Nii et see on juba selge vasturääkivus ja vastuolu, kui kõike kontrollitakse, siis sa ei tassi rahulikult sinna sisse oma droone ja ka lennuta neid nende radarite pihta, mitte et lennukid oleks neid lastud, vaid oli seal sisemine töö ja kui me vaatame, me rääkisime sinuga, et ukrainlased ja kõik meie omad pasundusid, kui kõvad on ukrainlased ikka oma vastuluure tegevused, lasid venelaste lennukid, need strateegilised pommitajad õhku ja siis on ju üks ühele, mida Mossad tegi Iraanis. Ehk siis täna me võime väga selgelt öelda, et kogu see operatsioon, mis Ukrainas toimis, on Mossadi poolt korraldatud, Zelenski on jõud, Grossman on jõud, Ukrainas on palju ja MI6 ja luurekeskkonnatuur ja Mossad teevad seal koostööd, kõik õpivad ja arenevad seal ja see on nagu üks ühele, mis toimus Iraanis. Ma arvan, et Iraanis on hästi suur juutide kogukond, et sa teaksid, sest juba Darius ajal, kui juudid minema löödi, siis roomlased lõid minema, siis ju kutsus ta juudid elama Iraani, ütles, et meil on siis samasugune high desert on siis desert on kõrb ja et samasugused elamistingimused, nagu teil oli seal Samaarias ja Judeas, siis see on hästi suur kogukond juba mitu tuhat aastat ja veel korra Iraani välisministeerium, ju välisminister tweetis ja ütles niimoodi, et tahaks nagu meelde tuletada meie juudi sõpradele, et kui Hitler neid ahistas ja vägivallastas nende kallal, siis hästi-hästi paljud said Iraani passid ja kolisid ja päästiti ära sellega, et nad kolisid Iraani, millest nagu keegi jälle ei taha rääkida, kõik räägivad, kui tublid olid siin Wallenbergid ja muud, aga tegelikult suurem osa said Iraani passid ja läksid elama Iraani. Juudid. Nii et selles mõttes üksi heategu ja karistuseta. Ma mõtlengi, et kui Eesti televisioon näitab ka usinasti neid pommitatud platvorme, mis nad on, kus olid siis mõeldud siis selle aatomipommi valmistamiseks või õhku laskmiseks, aga küll ma lasin neid, aga ma mõtlen, milleks oli vaja pommitada näiteks Teheranis suurt veehoidlat või korterelamuid või hakata naftahoidlaid ja teades, et Iraan on maailma suuremaid naftatootjaid ja ümbertöötlemistehaseid puruks laskma. Milleks seda oli vaja tehta? Miti pommi hävitama, pommi ei olnud, lasti need platvormid õhku, oleks võinud ära tulla, aga pommitakse edasi. See on ju selge, kui oleks teistel tehaks, seda kutsutakse terrorismiks, sõjakuriteoks. Küll meil meeldib venelaste kohta seda öelda, aga samas iisraelastele kehtivad siis teised reeglid või mitte veehoidlat, aga ma just rääkisin oma sõbraga seal ja õnneks on tema perekond kõik terved. Seal lasti see main pipe ehk peavee
soon, mis toob nagu vett terve linnale, lasti õhku. Toolast, mitte veehoidla. Ja mitte veehoidla, jah, aga muidugi sul on õigus, kõik need kütusehoidlad lasti, et noh, et tekitada kaos, noh, see on ju terroristide tegevus, tekitada kaos, noh, ja tapeti ära neid, noh, minu sõbra tuttaval ka 2-kuune tütar ja 6-aastane poeg tapeti ära juutide poolt, lasti siis, taheti mingit kindralit või teadlast lasta ja siis lasti kortermajja, noh, suured seal on just eriti Põhja-Teheranis, kus ennem oli hästi palju villasid, on nüüd siis nende, kui need ajatollad tulid võimule, siis korruptsioon oli seal, noh, eks ju need, kes olid vähegi targad ja sellised, noh, aristokraadid, need löödi minema ja toodi siis see riff-traft, noh, nagu oli meil ka ju, eks ju, kui juudi bolševikud võtsid revolutsiooni korraldasid ka, siis oli väga madrused ja 3 klassi haridusega olid ministrid, noh, sama oli seal meeletu korruptsioon, siis ehitati neid kõrghooneid, eks ju, sellised 20 ja ma ei tea, 15 kordsed, aga seal on lihtsalt see, et seal ei ole sellised tikutopsid, nagu meil Hruštšovkad on, et seal ikka korteril on sellised 200-300-400 ruutu, noh, minu sõbra poissmehe korter oli 260 ruutu, nii et see andis mul tükk aega joosta ühest otsast teise, eks ju. Üks tuba? No, seal oli 3 tuba, aga noh, toad on hästi suured, eriti elutoad ja siis vaatas Põhja-Teheranist nende lumistele mäetippudele, noh, ehk siis, et ja ta on Ameerika saatkonnast kiviviske kaugusel, seal ümber nurga oli kohe Belgia saatkond ja siis Türgi saatkond ja no ühesõnaga ikka jõukam rajoon ja loen, et sealt Põhja-Teherani pommitakse, no siis mul läks küll süda saapas äärde ja siis tuligi välja, et noh, et need kindralid, keda seal tapeti, noh, need ei tullu selle peale, kui sa räägid läbi ja pea läbirääkija, sa tapad ära selle, kes on pea läbirääkija, noh, mis läbirääkimisest sa siis räägid ja see on selge signaal ju Putinile, no kellega sa läbi räägid terroristiga läbi või või valetajaga läbi või noh, samamoodi, et räägid läbi ja siis selja taga lüüakse nuga selga. Ei võta enam keegi tõsiselt seda Trumpi ja ära unusta seda, et Trump ju valiti sellega, et ta lõpetab ära need sõjad, alustab ka järgmist sõda. Ühesõnaga, pikk lugu lühikeseks, et nad on terroristid, nii lihtne see ongi. Plaanis on naftahinnad hästi üles lüüa. Meil rõõmustavad naftahinnad kukuvad alla, ei kuku sõbrakast enam alla, aga nagu meil on see vale informatsiooni andme, naftahind läheb kogu aeg üles poole. No praegu vist oli ju vahepeal isegi kukkus alla selle, mida nad venelastel kehtestasid alla selle 60, aga vaata, siin on nagu, seda oleks nagu huvitav jälgida ja ma küsisin just täna ennem, kui me saates. Nafta tootmine maailmas langes, kui neid puruks lasti. No ikka, ei no teised suurendavad ju, see on ju vesi Ameerika, vaata, ega selles suhtes oleme siin nagu täpsed, et täna, kes on by far suurim naftatootja, kellel on kõige suurem potentsiaal, on ameeriklastel. Ja mis neil on so-called fracking, ehk siis, et kild gaasiga nagu veega surutakse välja nafta siis nendes kihtides, kutsutakse frackinguks, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, pole seda sõna õppinud. Aga seal on probleem selles, et nende kasumlikkus hakkab kuskil 72-77 oleb sellest dollarist barreli pealt, et kui on hind allal seda, siis ei ole seda mõistlik teha, siis sa kaotad raha. Ehk siis, et nagu nende töö on ajada see nafta hind nii kõrgeks, et neil tasub ise toota, sest neil on, varud on ääretult suured, eks ju. Ja noh, samas, eks ju, ära koolistada konkurent sellest globaalsest turust nagu Iraan, kes müüb põhiliselt ju Indiale ja Hiinale. Ja nagu sa tead, et üks senator just nagu ütles, et ei lähe meie sinna Iisraeli sõda pidama, et meil on Hiinaga vaja asju korraldada. Ehk siis, et ameeriklased on ikkagi selles suhtes sellised sõjaõhutajad, et nad tahavad nüüd Hiinaga sõdima minna. Ja juba ammu öeldi, et me peame, ütleme, Ukrainast ja Lähis-Idast ära tulema. Meil on vaja pöörata nagu oma näod Hiina poole. Mäletad seda, kui me rääkisime seda, et 5 aastaga 7 sõda ja siis 6 on peetud ja viimane oli, siis 7 oli Iraan ja vaata arutasime, et kas see tuleb või ei tule ja noh, nüüd on siis käes, eks ju, noh, ääretult raske olukord, aga mis ma tahtsin, sa ütlesid väga õieti, et nad lasid neid platvorme õhku ja tahtsin veel lisada seda, et ära unusta seda, et iraanlased on suht nutikad ja nad on teinud decoys, noh, need on need siis, kuidas siis eestis on, noh, nagu koopiad või lihtsalt on nagu maketid tehtud, jah. Juudid põrustasid oma pommid nendega täiesti tühja kõrbesse. Nii et see, et meie propaganda paneb, et kõik said pihta ja kohe kõik on läbi, on pehmelt öeldes üüratu vale. Ja kui sa paned tähele, et Tel Aviv ja Haifa saavad mõlemaid ballistile rakettide lööke ja kui me teame, et ju räägiti ju sellest, et neil on see raudkuppel ja siis on neil see mida Ameerika juhib. Jah, David Sling on siis ling, jah, ja siis on neil ju ameeriklased panid ühe oma, mis maailmas vist ainult 4 neid on THAAD, THAAD,
AAD süsteem, mis on siis millest mitte miski ei pidanud läbi tulema ja praegu ju me näeme, et iraanlaste ballistid raketid tulevad ja lops ja teevad päris suurt purustustööd ka Iisraelis ja nagu sa väga õieti ütlesid, Iisrael on 20 000 ruutkilomeetrit ja Iraan on 1,6 miljonit. Neil on hajutatud ja maa alla viidud need tehased ja need stardiplatvormid, mis on mobiilsed. Ehk siis, et neid on väga raske neile pihta saada. Ja see, et seal madin alles algab. Mul sõber ütles, et ole ja jälgi, mis juhtub järgmise 10 päeva jooksul. Siis Toomas, me saame näha, et midagi on tulemas, aga ega me ju seda ei tea midagi, kuna meie saame ainult informatsiooni, et Iisrael on nii õige ja võidab ja ma tahtsin nagu seda veel öelda, et see alatu kallaletung siis praegu Iraanile ja mis on, kuidas meile see ideed müüakse, et see on preemptive, et see on ennetav löök, et muidu läheb meil jamaks. Ma mäletan nii, ma olin ise elasin Ameerikas, kui ma vaatasin sama Fox News ja siis see Netanyahu, see oli aasta 2002 ennem seda Iraagi sõda, tuli siis senati või kongressi ette suur plakat oli käes, kus oli suur pomm ja süütenöör põles ja Netanyahu räägib, et teate, et kohe tuleb Iraaniga midagi ette võtta, et kõige kiiremini 3 nädalaga ja kõige kauem 2 kuuga on neil aatompomm valmis, siis kogu maailmas on kõik. Nii, mis on siis nagu reaalsus? Sellest on läinud aasta siis 23 aastat mööda, Iraanil ei ole siiani tuumapommi. Nii, vastupidi, neil on fatva, mis on siis nagu seadus, mille on välja andnud kõrgem usujuht, et pommi ei tohi ehitada, kuna see on ebamoraalne relv. No vaata, meil ei ole mõtet kellegile rääkida moraalist midagi, sest meil lihtsalt seda ei ole. Ja me kõige hullem on see, et me isegi saa aru, et mõnel rahval võib olla nagu moraal, näiteks nagu jeemenlastel ja mingid arusaamised ja mingi väärikus. Meil on kõik vahetatud seekliteks, nendeks eurodeks või mis iganes, ennem olid rublad, siis vahepeal olid kroonid, ükskõik kui keegi viskab, siis nagu hullunud rabatakse ja tõmeldakse selle nimel, aga on ka inimesi ja on ka kultuure, kus ongi mingisugune moraal ja mingisugune väärikus. Pärsia kultuur on, nagu ma ütlen ka, et ikka 5000 aastat vana kultuur. Ehk siis, et mina selle asemel, et siin nagu lärmata, parem küsiks, et mida meil on sealt õppida. Ja tagasi tulles selle juurde, et nendega neil pommi pole ja miks nad uraani rikastavad, aga räägime siis selleks. Ma ei saagi nagu aru, et miks meie eksperdid, Kristi Raik oli vist see, kes siis keegi Tüür, Karmo Tüür või siis Saks või siis... Saks on kõige suurem tegija. Ja. Et kõik need, miks need räägises? Räägime siis, mis oli. Oli see, et aastal juba 2004 lepiti ameeriklastega kokku, et okei, et me lõpetame oma tuumaprogrammi või selle rikastamise programmi, mitte tuumaprogrammi, rikastamise, aga et siis meil on, ostame maailma turult siis 3,75% ehk me saame siis need haiglatesse radiatsiooni teha ja siis vähihaigete raviks ja siis ka meie 60%, mis läheb meie siis see nuclear power, kus me toodame elektrienergiat, eks ju, kuna seal on elektrienergia probleeme, siis et me toodame elektrienergiat, et siis me ostame nagu maailmaturult seda, et me ei rikasta ise, et me ostame. Ja mis siis ameeriklased tegid? Selja taga läksid ja ütlesid pakistanlastele, indialastele, kõigile, kes oleks võinud, kellel on seda rikastamise võimekus ja ütlesid, kui te Iraanile müüte nuclear material või tuumamaterjali, siis me paneme teile siuksed sanktsioonid ja hävitame teie majanduse. Mitte keegi ei julgenud müüa iraanlastele. Iraanlased ütlesid, et meil suri 100 000 patsienti surid ära, kes ootasid kiiritamist. Meil ei olnud neile anda uraani, et kiiritada neid. Ja? Sa ikka saad aru sellest. Kaksikmäng jälle. Kahepalguses topeltmäng ja siis ütlesid, aga kurat, me ei saa ju, inimesed surevad, meil on vaja elektrit toota, hakkasidki uuesti ise rikastama ja ütlesid, me rikastame ainult rahumeelse ja me ei ehita pommi. Ja veel korra, juudid kohe ütlesid, et nemad ehitavad pommi. Juutidel on aatompomm. Iraan kuulub non-proliferation treaty, tema kuulub selle, ma ei tea, see on selle lepingu olnud, mis on tuumariikide leping, ehk siis tema on jälgitav kogu maailma selle international rahvuse aatomi energia selle agentuuri poolt, kogu aeg on neil need kontrollkäigud. Nii, nüüd,
mis juhtus seal? Juhtus sellega, et Iraan andis avalikult kõik nende teadlaste nimed, nende aadressid, kõik ja mis tegi siis, kuna juudid on sinna sisse infiltreerinud, nad on seal nagu ütleme, spioonid on seal, kõikide tuumateadlaste jällegi tapeti 6 või 9 tükki neid juba ära, siis teatakse, kus nad elavad. Vaat nii käivad asjad ja nii, et tuleb täna rääkima, et Iraan ehitab pommi ja meil oli vaja eelnevalt teda rünnata, on täielik absurd, lausvale. Ma toon sulle näiteks näite, Toomas, sa ju ei ole ju alkoholi tarbinud juba, ma ei tea, 20 aastat, 25 aastat, nii. Ja nüüd ütlen, mina löön sulle lihtsalt kirvega pähe. Ja siis tuleb politsei ja ütleb mulle, aga miks sa Toomasele kirvega pähe lõid? Ja mina ütlen, et tead, ma mõtlesin, ta joob ennast purju ja tuleb mulle kallale kätega, võib-olla isegi kägistab minna. Ja sellepärast ma pidin talle kirvega pähe lööma. Ennetavalt, ja kõik ütlesid, loll peast või? See on absurdne kuradi konstruktsioon. Aga millegi pärast, kui juudid seda teevad, kõik killuvad, issand küll, ja neil ongi õigus. Ja minust need, kes seda teevad, on pahatahtlikud lakeid. Neil ei ole mingit moraali ega väärikust. Sa ei löö kellegile kirvega pähe, seepärast sa arvasid, et ta võib sind rünnata. Seda enam, teine pool öelnud, ma olen 25 aastat alkoholi tarbidega tarbi edasi ka. Aga äkki? Ja sa lähed tapad inimesi, sa hävitad nende infrastruktuuri ja kus see loogika on. Ja siis tuleks ja räägitakse sulle rahvusvahelisest õigusest. Mis kurat rahvusest õigusest sa räägid? See ongi niimoodi, et venelaste ja iraanlaste jaoks üks rahvusõigust, juutide ja ameeriklaste jaoks ja ukrainlaste jaoks on teine rahvusvaheline õigus. Ma ei saa aru. Mõelge natukene, just sain ühe oma ka, ta on vene keelt kõnelev inimene sõbra kokku ja lihtsalt arutasime natuke paari asja ja ütles ka, et sa oled selle vene propagandaga, ma ütlesin, tead, ma ei vaata mitte ühte venelaste kanalid, sest ma tean seda, et see on samasugune propaganda, nagu panevad need Sorose kanalid. Ei ole mitte mingit vahet, et vaatame neid, kes on reaalsed inimesed, kes on teinud ja kellel on mingi arvamus. Ma toon sulle veel ühe näite, mida ma nüüd kuulasin, mis oli minu jaoks huvitav ja teada, on kolonel Douglas MacGregor on siuke mees, kes oli siis Colin Powelli chief of staff ehk siis kabineti ülemise sõjaväelane. Ja tema oli vastutav Serbia ründamise eest 1999. Tegi päris intervjuu andis siis või rääkis sellest, kuidas siis tema pani kokku seda koalitsiooni, mis siis ründab Serbiat ja siis ütles, et tead, mis oli naljakas, et kõige naljakam oli see, et kui me seda tegime, siis ega me siit eurooplastest eriti suurt abi ei saanud, aga et Itaalia kaitseminister tuli ja ahastas, et hullud olete peast, et teate serblased koostusest välja, aga mis siis meist saab? Eks ju, need moslemid, terroristid hakkavad ju Itaaliat ründama, mis on ka nüüd küll tõeks saanud, võib-olla mitte Kosovo küljelt, aga ütleme sealt, kui nad selle Gaddafi maha võtsid, Itaalia on ju joostud üle nende paadipõgenede muslimite ja süürlaste poolt. Aga see selleks, aga ütles, et mis oli tema jaoks huvitav, oli see, et kes olid kõige sellised gung-ho või kõige suuremad entusiastid, olid norrakad. Nemad ütlesid, põrutame need, pommitame puruks, teeme kõike nendele. Ja siis nad ju tegid uue riigi Kosovo, mida pole kunagi olnud, ehk siis olid esimesed ameeriklased, kirjutasid Euroopa Liidu piirid ümber, tegid uue riigi. Ja teine oli veel huvitav, oli see, kui rünnati Gaddafit, ehk siis Liibüat pommitati. Ja siis oli kolonel Wilkinson, kes oli samamoodi, kes nüüd on õppejõud ja oli ka väga kõrge koha peal Pentagonis. Ütles, et tema intervjueeris neid lendureid ja Norra lendurid, kes F-18 lendasid, rääkisid talle silma põledes, kuidas need reaalsete pommidega said pommitada ja hävitasid liibülasi. Et mul oli nagu huvitav see, et norrakad, kui me mõtleme kõik, et see kuskil trollide maal on kõige sõjakamad teisi inimesi tapma. Ja kaks eraldi nagu tõid just selle välja, et mis minu jaoks on huvitav, et oli minu jaoks nagu huvitav. Me teeme siin väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, ettevõtja, maailmas palju käinud, näinud ja Eesti patrioot Andrus Sukles. Stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me
my only friend. Who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feeling sure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Kus mina vaatan Aktuaalset Kaamerat, et Mikkelson siin esmaspäeval Ukraina stuudios ütles, et meil oleks väga hea, kui need habemikud maha lüüakse seal Iraanis. Et siis tulevad normaalsed inimesed, ma ei tea, sealt Iraanis käinud, millised nad on need normaalsed inimesed võimule ja siis enam ei anta Venemaale neid Iraani relvi. Vähestel kordadel ma nagu kaotan kõnevõimet, aga kui väidetavalt, ma olen, mis ta on, member of parliament, on see parlamendi liige või noh, väidetavalt ju väliskomisjoni esimees. Oi jumal, kõrge positsiooniga inimene. Valus on, lihtsalt on valus. Noh, kui keegi üldse räägib, et habemingud, kas üldse, nagu, kas inimene saab nagu aru, millest ta räägib? Okei, ei ole mõtet ärrituda rumala inimese peale, no lihtsalt, noh, et lisame juurde väga. Et ma toon sulle lihtsalt jälle siukse näite, mis peaks illustreerima seda asja, et ma ei tea, kas see, mis ta nimi oli? Mihkelson, kas ta isegi teab, mis on nagu, et iraanlased ikka pärslased ja on šiiad ja mis on nagu araablased on suurem osa sunnid ja mis see vahe on, noh, see on umbes nagu katoliikluse ja siis sellise luterlasuste vahe, et ühed ehk siis sunnid on sellised, eriti vahabistid ja salafistid on sellised, ikka pöörased, sellised, et naised ei tohi ilma meheta välja minna, autoga ei tohi juhtida ja noh, ikka sellised, ja see on nagu šiiad, mis on sellised väga rahumeelsed, et Iraanis ma sulle veel kord ütlen, et ma ei ole näinud ühtegi, vähem minu tutvusin selle, mitte ühte inimest, kes käib mossees või ta on täpselt samasugune moslem, kui mina olen kristlane, ma olen kristlases kultuuriruumis, aga ma ei käi seal nagu kirikus palvetamas või pühapäeval mis seal ja samasugused on minu sõbrad, ma siis ka küsin, et kes seal üldse käivad, kui sa oled ka valitsuse inimene või oled mingi tähtsa koha peal, siis nagu jälgis, nagu kommunistliku partei ajal, mina ütlen, see on puhas võim, anna meie Urmas Viilmale võimalus kätte ja Toomas, mina oleme iga pühapäeval kirikus ja kui ei lähe, tulevad repressioonid, midagi siukest Iraanis pole. Mis kordi habemikud, millest sa nagu inimene räägid, sa ikka jaga nagu üldse matsu. Täna on seal president, on seal täiesti, on surgeon, ehk siis südamekirurg ja seal käib see võitlus 86 miljonist, pooled on alla 40 aastased. Millest sa nagu inimene räägid, mis kordi habemikud?
ja et Putin läheb nõrgaks ja nemad annavad talle droone. Ära unusta seda, et 17. jaanuar kirjutati siis Venemaa ja Iraani vahel vastastikuse abistamise leping. Isegi mina lasin diagonaalis üle, on veel siuke mees nagu keegi Ceausescu, mitte Stoicescu või kes iganes. Ceausescu, jah. Ja on siuke. Vend selle silmaga märkasid seda artiklit, kui ma brausisin läbi selle Delfi, et kõik on halvasti, et mitte üks Iraani nii-öelda proksi ei tule tal appi. Aga noh, vaata, mina ütlen selle peale, et kallid sõbrad, oodake. Et Venemaa ei peagi praegu mitte midagi tegema, kuna iraanlastel on omal võimekus juute pommitada oma rakettidega ja neid on neil palju. Ja ära unusta veel ühte asja, et iga kord, kui iraanlane laseb ballistise raketi välja, see, et juudil teda maha võtta, läheb vaja 3, miinimum vahest 4 või 5 raketti ja siis ka ei saa sellega hakkama, sest ikka pommid plahvatavad, jah. Ehk siis, et kumb vähendab oma arsenali nagu üle heli kiirusel ja need ei ole iraanlased ja kui on vaja, küll nad venelased oma lepingut täidavad, sest vaata Putin ükskõik kui palju me teda kirume ja noh, veegora, ma ei ole absoluutselt ta fänn ja me oleme ise andnud ja teinud Putini palju tugevamaks, kui ta oli 10 aastat tagasi. Ma ei saagi nagu sellest loogikast ka aru. Müüsid oma maavarasid, ostsid kallilt toodetud asju tagasi, ostsid Euroopas kinnisvara, kindralid kõik varastasid, oht oli suht väike, armee oli degreerinud ja olematu. Mis on tänane? Kõik on ju muutunud, me oleme ise teinud Putini tugevas. Mina pelgan nüüd palju rohkem teda, seda enam, et on veel tige ka igasuste Kaja Kallaste ja ma ei tea, Pevkurite ja teab, mis mina tahan küsida sügest. Meil on täna kuidagi siukeste, ei saa inimest kunagi nime järgi öelda, aga Michal ja Vseisov ja Solman ja huvitavad peale Eesti passi, et on neil veel minipass või? Ameerika suur probleem on täna see, et võtme kohal olevatel isikutel on nii Ameerika kui Iisraeli pass. Ma tahaks teada seda. Sõda käib, USA seisab Iisraeli selja taga ja ilma USA nõusolekut ei oleks seda alustatudki ja Trump võib rääkida, mida tahab. Aga ma küsin, et milline seis seal tegelikult on? Mõni ütleb, et siin läheb mõned päevad ja Iraan kapituleerub. Unustage ära, seda midagi ei juhtu ja kui nüüd nii kas ameeriklased või iisraelased kasutavad oma aatompommia, mis iisraelastel on, sest vaata, nemad ju ei ole selle lepingu partnerid, ehk siis neid ei kontrolli keegi, nemad teevad, mis tahavad. Pakistan ju ütles seda, et arvestage, kui te kavatsete kasutada tuumapommi Iraanis, siis me saadame Iisraeli tuumalöögi. Nii kas nad seda teevad? Vähemalt statement või väljaütlemine on olemas. Nii et me oleme nagu juuksekarva kaugusel 3. maailmasõjast ja tuumasõjast ja nagu me teame, Toomas, et eliit võib ju põgeneda oma koobastesse, mis on nende jaoks tehtud ja võib-olla elavad seal paar aastat kauem kui meie sinuga, aga ega siis pärast tuumatalve ei ole siin pikka aega mitte midagi teha. Ja me oleme väga lähedal sellele, ikka sõgedad on. Ma ei tea, Siuksed välja otsitud põhjused, et Iraanil on tuumarelv. Neil on seadus, mis keelab tuumarelva. Aga miks sa ründad elamukvartalit, miks sa ründad nafta tootmisettevõtteid, nafta välju, miks sa seda ründad? Aga sellepärast, et sa tahad See ei tule sulle ju kallale. Aga sul ongi vaja inimesi demoraliseerida, mida nad ütlevad, neil on režiimi vahetus ju, ega see on pretekst jälle, see on siuke, et me läheme tuumarelvi ründama, mida ei ole, nagu Saddami mindi massihävitusrelvi hävitama, mida ei olnud. Ja mis on nüüd Iraagis hästi siis? On seal nagu midagi hästi, konstantne kodusõda. Mis on Liibüas hästi, konstantne kodusõda. Mis on Sudaanis, konstantne kodusõda. Mis on Lõuna-Sudaanis, konstantne kodusõda. Igal Süürias, konstantne kodusõda. Nüüd tapetakse truuse, tapetakse alaviite. Ja kes on seal? Ja jällegi räägi kahepalgusest. Kes oli 5 aastat Ameerika välisministeeriumi terroristide lehe peal, terrorist number 1, kellest oli $10 miljonit pearaha välja pandud? Al-Shabi. Kes on täna Süüria president? See sama mees. Võeti kinni, aeti abelöömaks, pesti puhtaks ja öeldi, nüüd saad meie president, meie mees. Ennem seda oli 5 aastat terroristid. On ükski esimene Shia organisatsioon, kes oli nende lehe peal, oli 23. kohal ja see olnud ka Iraani organisatsioon. Millest te nagu räägite, mida te jahvatate, mis te valetate, kõige alatum, kõik professorid tulevad kokku, kui te tahate professorit kuulake professor Jeffrey Sachs, kes on saanud Eesti kõrgemat tsiviilautasu meie presidendi käest.
nii, kuulake mis tema räägib, kuulake, mis ütleb John Mersheimer, kes on Chicago ülikooli professor, kes kirjutas raamatu juudi lobist Ameerikas, kus selgelt on kirjutatud kogu Ameerika kongress ja senat on juutide kontrolli all. Nii, veel korra sa räägid korruptsioonist. Sa tead ikka seda, et kui Ameerikas lähed kongressi või senatisse, siis paari aastaga oled sa multimiljonär, jah. Aga palka saad sa 100 000. Nii et ärge tulge mulle rääkima korruptsioonist Venemaal või Lindsey Graham, kes on aferist number 1, on Ukraina sõjast väidetavalt teeninud 8-kohalise summa. Nii et räägime nendest ka, kui kolonel MacGregor ütleb, et javelinid ja relvad, mida me saadame Ukrainale, ilmuvad välja Mehhiko gängide omavahelises sõjas. Millest me siis räägime? Miks te ei räägi sellest? Te olete ju nii ausad ja nii õiglased ja räägite ainult tõtt, mis maailmas toimub. Aga miks te ei räägi sellest siis? Räägime ikka sellest ka, et kui see on siis see neutraalne riik meil on Šveitsi kolonel läheb Ukrainasse, tuleb tagasi, ütleb, et kurat, et mis sealt tuleb ainult jama 2014 ja et ju, vabandust, 2014, kui see Maiden oli, et lasti ju neid samasid nii-öelda ukrainlased ju pommitasid ju need paremsektor ja nii-öelda need lääne-ukrainlased pommitasid ida-ukrainlased ju paremale vasakule, kutstis ka, et siit ei saa ju midagi head tulla, kui te niimoodi käitute. Ja räägitakse, et Ukraina on demokraatlik, mis kurat demokraatlik, see pole ju valimisi olnud, see on ju klikk kontrollib seda praegu ja suht väike klikk. Võetakse inimesi tänavalt kinni ja topitakse autosse ja viiakse rindele. Ja kui nad on nii kavad mehed ja kogu aeg nad võidavad ja andke ainult veel relvi, andke ainult veel raha, millest pool ära varastatakse, mis nad siis kogu aeg seal peksa saavad rindel? Kogu aeg venelased võtavad territooriumina. Rääkigi siis nagu asi on. Meil on nagu selline asi, nagu oli kunagi kommunistlik partei all ja sa pidid, ükskõik loll see jutt oli, sa pidid seda kordama, sest vaata muidu oli see, et tuli KGB ja viis su ära. Täna on veel natukene nii, et kapo ei jookse sind kohe pikale, kindlasti nad kuulavad nii sind kui mind pead, aga kurat kuulaku, ma olen ennem seda elu elanud, ei ole probleemi. Ma ütlen isegi täna ma vaatan Nõukogude miilitsale natukene teistmoodi tagasi, kui ma kunagi arvasin nendest. Kooperatiivide ajal oli ka siuke pood, kus sa müüsid neid kooperatiivipoode. Ja siis oli niimoodi Sorvo käis, sotsialistliku omasid riisumise vastu võitlemise osakond. Oli siuke organisatsioon. Aga vähemalt vennad tulid, koputasid ukse peale, viisakalt näitsid töötõendi, ütlesid, me nüüd tuleme, nüüd teeme, eks ju. Olid tsiviliseeritud. Vaata nüüd seda politseid. Hambuni relvastatud. Esimene asi tulevad su peale röökima, mida kõik nad teha võivad sinuga. Ja siis ootki, et nagu valesti oli Vene miilits, et karjudki naiste ja laste peale, mehel tõused püstisid, kule, vend tõesti või? Ja mis juhtub Ameerikas, vaata täna tänavatel, mis seal toimub? Nii millal läks käest ära, läksin Ameerikasse, mul oli müts maha Ameerika politseinikast, ma ei ole sõbralikumaid abivalmid inimesi näinud, ukse peale oli kirjutatud protect and serve, et kaitsta ja teenindada. Saad aru, see oli fantastiline, mul ei ole ühtegi halba kogemust. Üks kord, mis on rääkinud sellest, kui ma sõitsin öösel keset kõrbet ja üks vend, ma sõitsin 75 asemel 85 miiliga, jah, ma tunnistan seda ja kui ma ütlesin, et kuule, et millega sa mõõtsid seda, siis ma mõõtsin oma spidomeetriga, ma siis julgesin küsida, et kuule, millal sul see taadeldud oli, et võib-olla vaatasid valesti, siis ütles, et ta viib mu vangi ja kirjutas sinna 100 miili, aga 100 miili on juba reckless driving, ehk siis, et ohtlik sõit. Ma ütlesin, et ma ei kirjuta siia alla, et ma pole sõitnud 100 miiliga ja tahan su vangi, mis aga viin. Ühesõnaga, pikk lugu lühikeseks oli see, kui ma läksin koju tollesele abikaasale, kes oli väga siuke sinine ameeriklane ehk demokraat ameeriklane, läks selle peale nii leili, et ta kirjutas sellele politsei ülemale ja rääkis, kuidas siis minuga käituti ja mulle tuli koju kiri, me tühistame kõik teie trahvid ja kui te tahate selle politsei vastu legaalselt samme astuda, et teda kohtusse anda või temale distsiplaani juures teha, et me seda rõõmuga teeme teie jaoks. Ja ma pole veel kodanik, mul on roheline kaart. Ma ütlesin, ma ei taha tüli, aga saatke ta nagu kursustele, et kuidas kodanike ja inimestega käituda. Et see oleks ainuke, mis ma nagu soovin. Ehk siis, et mul ei ole mitte midagi ette. Aga mis on nüüd?
nüüd nad hakkasid müüma sõjaväevarustust politseinikele. Nüüd nad tulevad maskid peas, relvad käes, suured need sõjaväeautod oma rahva vastu. No mis sa arvad, kas inimestel tekib respekt sellega? Tulles tagasi, et kui meil räägitakse, et Ukrainas on, ütleme, mitte tapet, ma ei usu, nad on surma saanud 700 last, aga miks keegi ei räägi, et Gazas Palestiina lapsi on surma saanud 15 000. Ma ei tea, vaata, see on see sama lugu. Sellest ei räägi keegi mitte midagi, absoluutselt. Ei, aga see ongi meie vaba... Ja kuidas me saame niimoodi käituda, et seal on tõeline terrorism, sest ma saan aru küll, et juutidel on ainult 22 000 ruutkilomeetrit, vaja oleks juurde saada. Ja see on suur Iisrael. 10 minuti, et need sealt oleks võinud pidanud läbi rääkisin, pakun häid ideid, kuhu minna, aga mitte. Ja räägi meile veel korra see Hamas lahti, mida meil siin räägib. Mehed mustas riietes ja kes on vägivaldsed. No vaata, Hamas, kuidas üldse algus? Hamas sai alguse sellest, et Netanyahu, seesama juudi peaminister on selle tekitanud. Temal oli vaja lõhestada palestiinlaste omavalitsust, Palestiina autority. Ja tema toetas rahaliselt see, et oleks vastukaal sellele Palestiina autoritele. Siis olid valimised, ma ütlesin 2004, kus Hamas võitis need valimised. Ja mis nad siis tegid, lõid maha, need sellised radikaalsed vennad lõid maha kõik need Palestiina autorite inimesed, kuna need olid korrupeerunud ja kõik, ja ühesõnaga võtsid selle Gaza siis oma kontrolli alla, mis sobis nagu tollel ajal hästi Iisraelile. Aga Gazast ju tehti üsna ruttu avavangla. Ja samas on ju Westbank ehk siis Lääne-Kallas, kus siis on veel Palestiina autority, aga juudid võtavad lihtsalt vägivaldselt üle neid ja ehitavad oma asundusi. Ja ütleme, pikem plaan oligi ju see, et võtta siis tükk ära, see kogu see Lääne-Kallas ära võtta, tükk Süüriast ära võtta, tükk Liibanonist ära võtta, see Gaza ära võtta ja ka tükk Egiptusest ära võtta ja ehitada suur Iisrael. Ehk siis jõest merel, mille pärast siis, kui keegi ütles... Ja selline loosung on tõesti. No aga kus see loosung tuleb? Loosung tuleb 67. aastat Likud partei, ehk siis mis on täna siis Netanyahu Likud partei on siis võimul, on see, seal on koalitsioon, aga siis on tema põhikirjast, on ju see. Kui inimesed õppige natuke ja minust, mis mind häirib, et Jaakene küll, et kui sa, mitte et ma jumala eest solvaks Põlva põhikooli õpetajaid ja õpilasi, sa ei jõua kõik seda õpetada. Aga kui sul on ikkagi, sa ütled, et ma olen kaitseuuringute keskuse või mingi teadusasutuse teadlane ja sa tuled ütlema mulle, et ei, neile see on vägivald juutide vastu, kui sa ütled jõest mereni, siis kuule, millest sa nagu räägid inimene, sa peaks oma ameti ruttu maha panema. Sa isegi tea, kus see tuleb, siis sul ei ole õigust seda propagandat teha. Või sa võid alati teha, aga inimesi tuleb lihtsalt harida või vaadake, tänapäeval on ju AI, küsige natuke küsimused. Üsna selgelt räägib ära, mis nagu tegelikult, ja ma tahan sul veel tuua väikse näite. Madeleine Albright, kes oli Ameerika Ühendriikide välisminister, kui oli Iraagi sõda 2003. aastal ja kui sa siis lahing peeti, kes on juut ise ja kes oli põgenenud lapsena Tšehhist, on ju Ameerikasse. Sa võid ju mõelda, et ta on empaatiline ja ta teab, mis on vägivald ja teab see. Ja kui reporter küsis, et kuulge, et te olete ära tapnud 120 000 alla 12-aastast last Iraagis, et kuidas see teid tundma paneb, et mis on selle õigustus? Ja te, mis vastus oli või? Et see oli väärt seda. Kuidas sa nagu suhestud sellesse või mis sa nagu inimene tuima näoga ütleb sulle, me tapsime ära 120 000 last alla 14, alla 18 last. See oli väärt seda. Mis see väärt on? Riik on hävitatud. Ameeriklased pumpavad koos kurdidega naftat Iraagist, mida nad müüvad Iisraelile. See on kogu väljatulek. See väga õieti ütlesid, et see nafta, ütleme, ressursside pärast käib võitlus, nagu sa tead, hiinlased ütlesid ameeriklaste, et kui siin palju kobisete, siis neid arvudisi muldmetalli ei saa, aga neil on seda vaja, kuna tööstus on, sõjatööstus, elektroonikatööstus, kõik seda vajab, nii et käib rabelemine võitlus
ressursside pärast. Ja veel üks asi, mis inimesed ei mõtle, aga mis on ka väga oluline aru saada, et ka Iraani ründamine on ameeriklaste poolt ja selle režiimi kokkukukkumine on neile ja selle maa üle kontrolli võtmine on ka neile venelaste jaoks problemaatiline. Miks? Sest nad on kohe selle pehme kõhu all. Eks ju, sa tead, et üle Kaspia mere sõita Põhja-Iraanist on kohe Astrahan, jah. Et Lõuna-Venemaa on kohe sul 3 tunni praamisõidu kaugusel või lennukiga veel kiirem. Nii et et see on kõik geopoliitika ja ka lihtsalt maailmas toimub see, et täna see hegemoonia, mida ameeriklased on nüüd viimased pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist, eks ju, ja kuidas nad on käitunud, on ju selgelt näidanud, et see ei ole toonud rahu ega õnne maailmale. Pigem on see konstantne sõda, konstantne vägivald ja noh, sellel nagu kaasa kiita meil eestlastel, on minu arust nagu absurd, piinlik on. Tõesti, Toomas, piinlik on. Me võiks oma asja ajada ja ollagi see, nagu meie president ütles, et meie tuumapomm on rahvusvaheline õigus. No aga mis rahvusvahelises õiguses sa räägid nüüd siis? Et Iisraelil oli õigus ennetavalt rünnata, sest nad arvasid, see on sama nagu mina ütlesin, et ma arvan, Toomas, et sa äkki hakkad uuesti alkohol tarbima, lööd mu maha või tuled mulle kallale. Ma löön selle pärast sul kirvega pähe. See on ju absurdne. See on nii hea näide, et sellest saab igaüks aru. Ma ei oska. Aga Iisraelis ei saadud. Ei no. Aga ma kuulsin siin paar päeva tagasi jälle meie raadiost, et Iisraeli plaanis tappa Iraani usujuht Khomeini, on ta nimi, jah? Ajatollah Khomeini. Khomeini oli esimene, see on Khamenei, aga nad on väga ülesed, aga ameeriklased keelasid ära selle. Jah. Mis oleks andnud? Või mis oleks kaasa toonud? Ei vaata, mina tahan sulle öelda seda, et Iisraelis juudid on jube palju, nad ongi nagu terroristid, nad on mõrtsukad, vaata meil kogu aeg öeldakse, et Putin oli jälle Skripali ja tema tütre ja nad tapavad need, kes olid nagu jooksikud ja või ütleme äraandjad või ütleme riigi mõistes ja juudid tapavad ju valimatult ükstaskõik keda, kui see neid nagu häirib, aga mis on probleem sellega? Ega siis nad tapsid ära pea läbirääkime ja Hezbollah. Läbirääkimisi pidama selleks Iraani, te tapsite selle ära. Kuidas sa nagu räägid kellegi läbi, kui sa siis nende läbirääkija nagu ära tapad? Sama, mis nad tegid, eks ju, Iraani pea läbirääkijaga, see tapeti ka ära juutide poolt, kes ameeriklaste küll läbi rääkis. Aga ega juudid ei saa midagi teha ilma ameeriklaste abita. See on nagu, kui ameeriklane tõmbaks täna juhtme, oleks Ukrainas probleem lahendatud ja oleks seda sõda Iisrael ei peaks, ta ei peaks vastu rohkem kui nädal aega. Ehk siis, et tegelikult peab Ameerika sõda nii Venemaaga või Ameerika peab sõda ka Iraaniga, nagu realista. Mida nad ei ole küll veel teinud, nad ei ole lennanud oma B-2-dega, mis suudavad 14 000 kilogrammist pommi, mis on see bunkerbuster või mis on siis nagu siis selle punkri purustaja ja mida nad kasutasid Tora Bora mägedes Osama bin Ladeni vastu. Osama bin Laden teatavasti surma ei saanud küll, aga paljud inimesed ja paljud koopad kukkusid kokku, said surma, aga kas see siis nagu ideoloogia on kadunud kuskile või kas see on nagu midagi nagu paremaks teinud maailmas või et see, et igal pool nagu jõudu ja sõda kasutada ei ole ju toonud viimased 35 aasta jooksul mingeid tohutult häid arenguid, et et võiks ju nagu mõelda, et võib-olla saame kuidagi teisiti, et võib-olla siuke sõna nagu diplomaatia on ka olemas või nagu läbirääkimine või arusaamises ka teiste positsioonist ja see täna veel, et see on nii alatu, et Iraan on väga selgelt öelnud, et meid sunniti uraani rikastama, nagu ma tõin sulle näite, ja me ei tee pommi ja me oleme avatud rahvusvaheliste tuumainspektorite külaskäikudele ja kontrollile. Ja mis siis tehti? Sellega võeti informatsioon, kus on nende teadlased, kus on nende kohad ja kukuti neid pommitama. Ja mis sa arvad? Ja just, ja väga õieti ütleksid venelased ja ütleksid iraanlased, ütles kõik, et astume välja sellest olulisest, me ei taha rohkem nii, me ei taha, et meiega nii käiks ja kuidas sa saad neile seda ette heitana? Ja me võime siin või see Mihkelsonid või kes nad siin on, et nii-öelda eksperdid, võite ju rääkida, mida tahate, faktid ju, mida mina nagu toon välja, ka mina pole need välja mõelnud, need on sündinud asjad. Ma ei mõtle lihtsalt luulusid välja, need on ju kõik sündinud asjad ja ma olen küll mitu korda kordanud, aga selle teema lõpetuseks,
et inimesed teada saaks, mitte mis meie televisioon ja raadio ja kirjutav meedia siin meile informatsiooni toob, et Netanyahu, ma nägin ka eile Aktuaalses Kaameras, kõndis rõõmsa näoga ringi, et plats on varsti puhas, et see ei ole, muidugi on koormamatult kahju tehtud Iraagi riigile ja ma ei tea, kui palju on tal neid valuutareserve, et seda taastama hakata ja kust see jõud tuleb. Aga selge on see, et sõda ei ole sellega Iraani jaoks lõppenud. Ei ole ja no vaata, arvest sellega, ma olen ju rääkinud inimestega ja seal olles öelnud, et nad on 79 aastas sanktsioonide all olnud ja neil on täna pommid, raketid, mis lendavad läbi Iraani ja ameeriklaste kaitseväe. No kus nad selle siis saanud on? No vaata, kui sa paned kellegi sanktsioonide all, siis see ju paneb inimesed nuputama, kuidas edasi elada, kuidas sellest vähesest, mis sul on kõige efektiivsem ressurss teha. Ja seda nad on väga edukalt teinud, ega siis Iraanis on ju haritud inimeste ja ülikoolid on väga head ja õpetavad insenere ja nad on nutikad inimesed, nad peavad olema nutikad, sest muidu nad ei saa minna nagu meie siin, et lähme ja ostame poest või nagu Venemaal oli, et saatsid aga odava gaasi siia ja ostsid tipptehnoloogia nagu tagasi. Et seda võimalust neil pole olnud ja ega nüüd venelastel ju samamoodi, nad olid ju äpud, kui see nii-öelda special operatsioon algas. Praegu on neil ju, isegi meie need propagandistid peavad tunnistama, et nad on tohutult arenenud, me ise sunnime neid inimesi arendama ja kui need inimesed on nagu väga arenenud ja lõpebki see konflikt ära, siis on neil väga hästi arendatud ja võitlusvõimeline vägi ja siis nad tuleb kõik see meelde, mida on Kaja Kallas öelnud ja Pevkur öelnud ja surume nad põlvili ja siis juba veel kord, ma ütlen, Putin on minu arvates küll nagu väga tagasihoidlikult käitunud selleks, mis ta võiks teha just sellega, et ta ei taha kolmanda maailmasõda ja veel üks asi, mis sa pane tähele, kurat, meil räusatakse siin, et teine maailmasõda ja said 50 miljonit ja ma ei tea, 60 miljonit ja inimest hukka ja siis hakatakse rääkima. Teise maailmasõja ajal, kus oli kõige rohkem hukkusid, Nõukogude Liidus 27 miljonit ja Hiinas 20 miljonit ja palju oli iga, ma ei tea, 180 ameeriklane sai hukka ja palju Venemaal oli, iga mitmest sai hukkana. Nemad mäletavad sõda. Nemad teavad seda, ka meie eestlased ja mina ei tea, kus need inimesed tulevad, kes seda trummi taavad, et aga lähme, aga laseme nende tagalasse ja surume nad põlvili ja et teeme aga sõda. Mõelge natuke selle peale, mis teil kurat viga on inimesed? Jah, no nüüd natuke räägime ka Ukrainast, et meil on siin neid eksperte, ma lugesin ära 5, kes teavad täpselt, et seal mingid arengud ei toimu, on paigal seis aga me teame teistest kanalitest, et liikumine toimub ja mitte vähe, aga ma küsin sinu käest, et kust tuleb see selline meie eestlastel selline arusaam või tahtmine kellegi teise riigil kaasa elada, kui me ei tegele iseenda oma riigiga. Me laseme oma riigis teha kõike, mis ainult pähe tuleb valitsejatel, aga oma iseenda eest seista ja oma riigi huve kaitsta, sellega nagu veel tegelda, et me tegeleme küll selle Ukrainaga päevast päeva ja osa on nii kirglikult isegi tavaline tänaval kinni püütav inimene, et miks keegi taha seista, aga me ei tea üldse, mis Eestiga võib juhtuda, kui nüüd nafta hind satlet jookseb kuskile üle 100 euro kindlasti. No ma arvan seda, et ega see pole lagi, et kui siin nüüd läheb suuremaks jamaks ja iraanlaste mis kanal 54 kilomeetrit lai? Hormuz, Strait of Hormuz, see on siis väin, Hormuzi väin. Ja nemad võivad selle kinni panna, see on üks asi. Teiseks on see, et kui rünnatakse Iraani nafta tootmis on, et nemad panevad saudidele, neil on see ju lihtne ära hävitada kõik nende tootmisvõimsused, ja vaat siis läheb maailmas jamaks. Ameeriklaste, nemad saavad oma, ära unustada, et ameeriklastel on väga palju naftat, nad suudavad ja müüvadki seda siis sulle, ma ei tea, 500
eurot pärrel või mis iganes nad küsivad, ega siis kui sul ei ole ja siis sa maksadki pumba juures, lähed sõidad Olerexi või Alexela mis bensiin siis läheb? Ma arvan 5 eurot liiter või mis iganes, siis arvesta. No see ei ole nagu Eesti meedia meid täna lohutab, et hinnad kukuvad alla, ei kukunud kuskilt, sest protsess ei ole lõppenud. Ja ei tea jah, ja jällegi, et see on ju jälle venelastele veski, mida kõrgem on hind ja kui on vaakum, siis keegi peab ju seda täitma ja see on ju jälle venelastele ju väga hea, me ju teeme neile sanktsioone, et neil võimalikult halb oleks ja teise käega, vaata, see on ikka parem käsi tea, mis vasak teeb. Ja teise käega aga tekitame maailmas olukorra, kus neil jälle energiakandjate müük on nagu kasumlik ja väga heana, sest inimestel on vaja, et siis sa ära unusta seda, et ei ole ühtegi moraali välja arvatud, veel kord, keda mina olen näinud, on jeemenlased, kui palju on ameeriklased maha löönud, nemad ütlesid, et ÜRO artikli järgi, kui on genotsiid, peavad kõik selle vastu võitlema ja nemad on ainukesed, kes on siis Iisraeli vastu võidelnud oma võimega ja sellest on nad väga-väga rängalt karistada saanud, nii infrastruktuuri, nende sadamad on puruks pommitud, nafta, kõik nende lennukid on õhku lastud, et sa teaksid, juudid lasid nende kogu lennukid, need äkki 5 või 6 tükki hävitati ära. Ja ikka nad pommitavad Iisraeli laevu, ütlevad, et mitte miski ei suru meid põlvili, nad on nõus ohverdama seda ja vaat see on nagu imetlusväärt minu jaoks ja kui me oleksime kõik sellised nagu jeemenlased, ei tuleks ja kurat ükski venelane, sest nad jookseksid kohe ruttusid minema. Aga miks meil ei ole seda? No ma ei tea, aga meil on järgmised. Täna oleme suured Ukraina fännid. Me teame, et kuidas see sõda algas. See sõda ei alganud üldse nii, kui meile siin räägitakse. Aga inimene ei viitsi otsida ka informatsiooni. Ei Soomest, ei nagu sa oled elanud, sa tead, sa valdad ideaalset inglise keelt. Et ta ei viitsigi otsida ja jookseb ja ostab neid lehti, mida mina ei ole ostnud ja ma aastaid ei telli ka, sest minu jaoks ei ole see informatsioon, see on desinformatsioon, aga miks inimesed seda teevad selge mõistusega, näed neid, kes meid vaatavad, on 4000, aga Eestis elab ju kui palju inimesi? 1,38 miljonit, nii palju mina, 1,384 miljonit, aga vaata, teema on selles, et mina küsin ka sinust, et meil on alati olnud oma Lauristinid, Allikud, Andreessenid, Säred või Kallased, Ansipid, küsida, miks nad on? ja ma ei tea, mul on sulle küsimus, alati on see, kes on nõus võõrvõimu teenima, olla kollaboratsionalist või kuslingist, mis iganes te seda tahate kutsuda. Meie lipp on Eesti riigi lipp, sinimustvalge. Jah, aga kas sa tead seda ju, et ma olen sulle rääkinud, et Uduveres me ehitasime oma tädipojaga kindluse ja leidsime selle aida pealt täisvillasest muideks. Rotid poolt ära näitud sinimustvalge lipu ja me panime selle kindlusele peale. Ja jumal tänatud, et mu tädi ja vanaema olid suht mõistlikud inimesed ja võib-olla ei olnudki mõistlikud inimesed, aga 500 meetrit, 600 meetrit eemal tõmbas Rapitse Jüri purjus peaga sinimustvalge lipu tee ääres omal puu otsa, jah. Sai sellest 5 aastat. Ja siis, kes olid võimul meil? Ansip, Kallas, kohtunikuks oli Ain Sepik ja muud tüübid. Küsi. Kuidas saab, et täna ma olen sinine või punane ja homme olen ma sinine? Aga see on minu küsimus ja vaata, ma vastan sulle Darwini teooriaga. Ellu ei jää ainult kõige tugevamad või sirgeolmised ja väärikad, ellu jäävad kohanemisvõimelised. Täna oleme kuradi punased, nüüd me oleme sinimustvalge, homme tulevad hiinlased, tõmbame silmad pilukile ja räägime, kui hästi on Eesti rahval koos suure Hiina rahva rüppes. Me oleme seda kõike kuulnud, ja minu jaoks on nad tülgastavad inimesed. Vaata, niimoodi tekiks seda ühtset rahvustunnet ja kui laulupeol ja tantsupeol me oleme seal laulukaare all ja kõik oleme ühtsed ja laulame ja silmad on paljudel inimestel märjad. Laskume argipäevasse, siis lähme sinna vanasse nagu öeldakse, rööbasse tagasi ja laseme elu edasi, kus me ei taha naabrit näha ja kõik, mis meie oma on halb ja kiidame välismaist ja eriti Ameerika ja sellist laadist, et ei ole seda rahvustunnet ja eks võib-olla on see ka küsimus, et eks need pikad okupatsiooni ja oli need selle Saksa aega, ma mõtlen mõistnike aega või on see siis selle kommunismi aega, eks nad on kindlasti meisse ja jätnud emapiimaga mingis jälje.
ei, võib-olla tõesti, võib-olla siis noh, jällegi, et ega meie sinuga ka siin ju räägime asjadest, mida võib-olla siis paljud inimesed arvavad, kes eriti veel seal Toompeal istuvad, ei tohiks rääkida, et me ju ässitame siin inimesi mõtlema, noh. No mis sa nüüd, Toomas, jamad, noh, sa teed oma autorisaate ja ässitad inimesi mõtlema või lugema või otsima. Nemad tahavad ju seda, mida nemad suust välja ajavad, et seda kõik pimesi usuksid. Ma tahan sul lihtsalt jälle tuua numbrite ja kogemuse maailmast. Kuidas oli India? Jällegi, päike ei loo ju, meil on siin kõva impeerium ja siis Mahatma Gandhi ütles, et aga vägivallatu vastu. Ehk siis, et kui tuleb 10 inimest tänavale, need lüüakse mättasse, nagu praegu Los Angeles, lihtsalt antakse sulle peksa ja viiakse kongi. Kui tuleb 100 inimest, täpselt sama lugu, 1000 inimest, sama lugu, 2000 inimest. Aga kui tuleb 1 miljon inimest, mis sa teed, lased 1 miljon inimest maha või? Ja nii-öelda, kuidas me see nii-öelda lausime ennast vabaks ja kui tuleb ikka 300 000 inimest lauluväljakule kohale, see KGB ja sõjavägi ei tee mitte midagi. Sest mis sa teed kolmandiku Eesti elanikust? Ja vaat seda sama ühisjõudu ei ole, kui tulevad, kõik inimesed tõused püsti, kuule venelane, kerik kuradile, siin on minu kodu ja oledki see sama vägivallatult, aga seisad ja ütled, et ma ei koopereeru sinuga. No ongi kõik, no. Mis sa teed, lased 1 miljon inimest maha või? No ei lase, no. Ja see oli Gandhil õige tegevus. No absoluutselt, no. Ja India tuli oma sellele, aga meil ei ole seda ühtsust, sest alati ilmuvad välja Lauristinid, Säred, Andresenid, Allikud, Ansipid, Kallased, kes ütlevad, oot, ei, me ei hävitama rahva, ei, me ikka peame siin kuidagi hakkama saama, no. Ja siis saamegi kuidagi hakkama, sest neil on jälle hästi, kui sa paned tähele, et ikka kommunist, kui venel midagi osta jõudnud, siis ta käis erapoes või eripoes, kus sai osta, oli liit. Nüüd on jälle, saab 20-30 000 eurot kuus palka, eks ju, seal Europarlamendi liige või siis selle, mis ta oli see eurovalitsuses, noh, iga võimu ajal on pumba juures, noh, ja noh, veegar ütlen, et siuke tülgast on. Ega saate lõpetuseks, ega me siin inimesi nagu üles kutsuma ei peaks, et nafta hind läheb üles, kallid sõbrad. Et täna oleks õige bensiini varuda, et äkki hakatakse meid milleski süüdistama. Kurat, ära. Aga ei, ma tahan, aga võtab loogiliselt, see hind läheb üles. See, et lahing ei lõppe täna, ei homme, ei ka 2 nädala pärast ja paratamatult, ma ei tea, kas Ameerika suudab paisata nii palju naftat turule, et ta hoiaks hinda seal vähemalt alla 100 euro. Ma räägin veel korra, et 77, ma võin eksida siit, mis see frackingu innel oli, aga kuskilt sealt hakkab Ameerika väga palju viskama välja ja venelased on ju täidavad nii kaua, kuni ei panda pauku saudidele, sest saudid on väga oluline osa ja mis juhtub, nüüd ütleme nii-öelda need, kus need meie kommentaatorid kiljuvad, et Putinil on väga halvasti ja kõigil need Hezbolladel ja hutidel ja kõigil on vesi ahjus ja nüüd juudid ja ameeriklased toimetavad, veel korra, oodake, sest mul sõber ütles, et vaata, mis juhtub järgmise 10 päeva jooksul ja Toomas, vaatame. Tänasest hakkame lugema, mis oli tänase jutu ajamine. Et vaatame, mis siis juhtub, et pidi üllatusi olema, aga mina ei tea, mis need on. Mina ka ei tea, aga ma tean seda, et saateaeg on läbi ja ma tänan sind, hea Andrus, kes oled alati abivalmis ja nii kaugelt tuled ja ometi sa sõidad, käid vahepeal välismaal ja leiad aega ka siia tulla, sest aga siin muidugi arvastatakse, sest sa oled hea kõnemees, kuigi sa ei ole poliitik, selle me eelmine saade tegime selgeks, aga juttu sul on, võib-olla sa öösel uures räägid selle pärast palju. Ei, mul on sellest nagu hästi, mulle abikaasa ei luba nagu poliitikast rääkida, ütles, see pidi mu südamele halvasti mõjuma, et ma lähen närvi, et siis sa tänan Toomas sind, et sa oled mul nagu terapeut, et et ma ei pea minema kuskile nende psühholoogidega, keda nüüd on nagu seeni pärast vihma, et ma tulen parem siia ja räägin ennast välja ja võib-olla veel korra, et ega minu tõde ei ole absoluutne tõde, ma lihtsalt katsun erinevaid vaatenurkadest ja ka Ameerika president John F. Kennedy sõnadega, et alati pane ennast teise inimese saabaste vaate läbi tema silmade, vähemalt püüan nii teha, kas mul see välja tuleb, ei tea, aga just, et see on lihtsalt tülgastav propaganda, mida meil siin tehakse ajupesuna. Nii tehti seda Nõukogude, nüüd tehakse seda Eesti Vabariigi ajal ka ja sellest on lihtsalt kahju, et võiks olla balansseeritud ja et mõlema poolt
arusaadav, aga meil on ainult ühte aukuna. Aitäh sulle, Toomas, ja ilusat päeva sullegi ja kõigile kuulajatele ja Egor, et kui meeldib, siis kirjutage ikka kommentaare ja isegi kui nad on negatiivsed, alati konstruktiivne kriitika on alati ette me ei loe, aga umbes ütleme. Ja, selge. Aitäh! Toomas Lauri autorisaade.